Tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Tervist! Seekordne saade on taaskord üsna eriline, sellepärast et saate lõpus on taaskord üks väikene eksperiment vaatajateni tuua. Sel korral käisime siis mängimas hokit ja peab tunnistama, et taas läks meil väga hästi. Aga saates on juttu veel täna Eesti Ratsaspordiliidu ühest väga huvitavast üritusest, nimelt Eesti Ratsaspordiliit saab 90-aastaseks ja sellega seoses kogutakse kokku 90 hobust ja tuuakse need Tallinna linnad tänavatele ja sellest suurejoonelisest paraadist tuleb tänases saates juttu. Lisaks veel muidugi jalgpallist, korvpallist. Ega ei saagi meie saates üle ega ümber jalgpallist ja selgusid siis meistrite liiga poolfinaalpaarid ning väga põnev seis on ka Eesti meistriliigas. Ja korvpallis on selgunud juba Euroliiga Final Fouri pääsenud meeskonnad ja korvpalli meistriliigas selgus põhiturniiri võitja ja alanud on juba ka veerandfinaalid ja käisin isegi möödunud nädalal Soomes mängimas korvpalli ja õnnestus seal Lahti Namika meeskonnaliikmete vastu mängida, kes siis Soome meistriliigas on pallinud ja väga mõnus kogemus mul selles mõttes ka sellest nädala. Maks, kuidas oli, et ma tean, et nendes mängudes, mida me siin ennustasime, nii Kalevi ja Tartu mäng kui ka Tel Avivi ja Panathinaikose mängus, kohtunikud määrasid ikkagi väga palju, mõjutasid lõpptulemust. Kuidas seal oli? Kas kohtunikud ka mõjutasid kuidagi mängu? No selles mõttes, et seal olid üsna sellised harrastustasemel kohtunikud, et Lahti Namikal tegelikult oli seal mitu mängijat ka, kes on mänginud nii-öelda NBA tütarliigas, D-liigis ja selliste suurte Euroopa kogemustega seal Bundesliigas ja nii edasi. Ja need mehed selle peale ei vingunud, et kohtunikud seal tihti peale eksisid. Okei, aga enne kui me vaatame üle oma eelmise nädala ennustusmängu ja eriti just korvpallis pakkus väga palju pinget meie jaoks, siis vaatame üle, mida arvasid Kullamäe ja Kuusmaa kohtunike tööst viimases põhiturniiri otsustavas mängus, kus siis tegelikult selgus ju väga oluline nüanss, et kumb läheb siis Rakvere Tarvasega kokku ja oodata on siis Rakvere Tarva ja Kalev Cramo vahel suuri lahinguid. Aga vaatame siis põhiturniiri viimase mängu kokkuvõtte üle. Kalev Cramo peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnul rikkus eilse Tartu Kalev korvpallilahingu ebaadekvaatne kohtunike töö. Terve mängu juhtinud end lõpus siiski vastase paremust tunnistama pidanud Kalev Cramo mängule sai Kuusmaa sõnul otsustavaks vilemeeste kaheldavad otsused. Selle mängu ei otsustanud ei Tartu Ülikool ega Kalev Cramo, selle mängu otsustasid teatud asjapulgad ja ma jään selle seisukoha juurde. Millised otsused olid siis need määravad? Siin oli neid mitte 1, 2, 3, vaid siin oli neid 15, 20. Kuidas meeste mänguga muidu rahul jäid? Need mängisid täpselt seda, mida oli vaja mängida kokkulepitult. Ütleme kõik kaitseformatsioonid, mida mängisime, väiksed eksimused olid seal paar niukest kiiret Tartule, kus ei jõudnud taktikalist viga ära teha ja aga üldjoontes ma ütlen, et kui sul võetakse lõpus enesekindlus ära, siis ongi mängu lõpp. Ma ei oska seda kommenteerida, et ma pigem vaatasin oma meeskonna tegemisi ja ega kõrvalt niimoodi hästi ei näe. Ma arvan, et kui vaadata videost asju üle, eks siis saab mingi pildi, et ei taha siin hakata kommenteerima, kui pole emotsiooni pealt mingisugused otsused, et eks kõik eksivad, mängijad, treenerid, ka kohtunikud kahjuks. Põhiturniiri võitja otsustanud kohtumist alustas paremini Tartu Ülikooli meeskond, mõlemad meeskonnad mängisid väga lahtist korvpalli, oli palju eksimusi ning tehnilist praaki. Veerandaja keskel aktiviseerus aga omakorda enam Kalevi võistkond ning veerandaeg lõpetati 25-19 eduseisus. Teisel veerandajal jätkas Kalev vahe suurendamist ning pärast Anthony Nelsoni tabavat 3-punktiviset juhiti juba 12 punktiga 37-25. Poole pausile siirduti Kalevi 44-35 eduseisus. Poolajaks oli Tartu meeskond suutnud teha koguni 12 pallikaotust. Meie meeskond oli kindlasti nagu kahes faasis, et esine poolaeg oli üks meeskond, teine poolaeg teine meeskond. Et esine poolaeg me tõesti mängisime ja eksisime väga palju nende asjadega, mis me olime kokku leppinud. Et teise poolaeg toimisid asjad hoopis paremini ja nii palju kõikumist meil nagu ei olnud. Aga esimene poolaeg oli tõesti oli meie puhul halb küll, jah. Esimene poolaeg me ikkagi oma võimaluse ära ei kasutanud ja kaitse oli kuidagi väga auklik. Kohtumise teist poolt alustas paremini Tartu võistkond ning Sten Timmu Sokku juhtimisel asuti vahet jõudsalt vähendama. Pärast Valmo Kirisa tabavaid vabaviskeid jõuti esimest korda viigiseisuni 51-51. Kalev Cramo vastas koheselt 2 järjestikuse kolmesega ning pärast Armand Škeele korvi juhiti taaskord 12 punktiga 64-52. Tartu meeskond ei olnud aga siiski veel murtud ning vahet asuti viimasel veerandil visalt, aga kindlalt vähendama. Kohtunike ning Kuusmaa vaheline heitlus algas siis, kui oli lõpuni jäänud 3 minutit ning kohtunikud vilistasid Armand Škeelele palli kandmise, ent Kuusmaa meelest oli tegemist hoopis veaga Kalevi tagamehe vastu.
Kuusmaale vilistati Valju protestimise eest tehniline viga ning Tartu kasutas omad võimalused oskuslikult ära. Minut enne lõppu pärast tartlase Bill Eemise tabavat korvi asus Tartu meeskond esmakordselt juhtima 73-71. Seda edu enam Tartu käest ei andnud ning nii saavutas Tartu Ülikool 76-74 võidu Kalevi üle. Tartu parimana tõi Stendi Musok 20 punkti. Kuidas esimene poolega oli kuidagi tuimavõitluse mäng, aga teisel poolel nagu mõlemad võistkonnad vähe ärkasid ja nagu ise ütlesid, et see lõpp oli äge, tore, et võitsime. No väga raske mäng, et ei olnud kordagi sellist head tunnet, et oleme nagu mängus sees ja nagu ei saanud nagu nautida seda mängu ja väga ränk ja raske töö käis kogu aeg, et üldse nagu järgi saada ja see oli natuke uskumatu, et me selle lõpuks ikkagi ära võitsime. Nagu see tundus nagu, et on Kalevi mäng. Tegelikult selles mängus oli üsna crazysid selliseid vahejuhtumeid, et näiteks üks Tartu meeskonna mängija nimesid nimetamata ütles ühele kohtunikule, et palju nad sulle maksid 100 € ehk esimese poole järel. Ehk siis, et põhimõtteliselt esimene poolek süüdistasid Tartu mehed kohtunikke, teisel poolel süüdistasid Kalevi mehed kohtunikke, nii et järelikult oli suhteliselt okei vile. No mina ütleks selle peale, et mängijad ikka peaksid tegelema mängimisega ja mitte kohtunike tööga. Aga jah, tõepoolest, et Tartu siis võitis ja mina sain ennustusmängust punkti, aga üsna sarnane situatsioon oli ka tegelikult Tel Avivi Maccabi ja Panathinaikose mängus, kus siis 1 punktiga lõpuks väga dramaatiline lõpp oli, kus võitis Panathinaikos ja seal jäeti ka ilmselge viga vilistamata, nii et seal saite siis teie mõlemad 1 punkti. Aga Eesti-Soome ennustusvõistlusest rääkida, siis me ennustasime muidugi, et Eesti kaotab üsna suurelt. Tegelikult Eesti hakkas vastu, aga me ei teadnud, millise koosseisuga tuleb Soome siia mängima, kui me selle ennustuse tegime. Et me ei teadnud, et tuleks ainult 18-19 aastaste mängijatega ja sellepärast see ennustus oli selline. Aga kui jalgpalli juurde minna, siis siin oli nagu päris tõsine andmine, et Valencia, kes eile õhtul teatavasti viigistas Madridi Realiga, ikkagi tegelikult on natuke tugevam võistkond, kui me ennustasime. No ei, Valencial ma ütleks natuke ikkagi vedas ka kohe mängu alguses nii hea hoo sisse ja võitsid siis 4-0 AZ vastu, et Klaaman ei mänginud, ütleme, et sellest see asi oligi. Jah, võiks nii öelda küll naljaga pooleks, aga nagu näha, minu ennustus läks kõige lähemale, et selgelt ma arvasingi, et Valencia võidab ja kindlalt, aga ütleme nii, et siin läks selle Maxil isegi täppi, aga kuigi tegelikult me teame, et üks nendest väravatest, üks penalti situatsioonidest oli kohtuniku eksimus taas, et me peame taas tunnistama seda, nii et ideaalis oleks võinud see 2-1 ka lõppeda, nii et see ongi spordi võlu, et sa ei tea kunagi, et ennustada on väga raske ja sellepärast ongi, et Maxim sai 2 ja meie sai mõlemad 1 punkti. Aga jalgpalli juurde minna, siis siin on oluline nagu see, et tegelikult Hispaania klubid domineerivad mõlemas liigas, et Barcelona Real on UEFA meistrite liigas jõudnud 4 parema hulka ja Euroopa liigas koguni 3. Euroopa liigas on veel niimoodi, et seal on ju 1 Portugali ja 3 Hispaania klubi, nii et ülejäänud Euroopa jaoks suhteliselt igav tõotab tulla see Final Four. No Hispaania tiimid teevad midagi täiesti hullumeelset, et siis Champions League'is poolfinaalis Barça salistas Milani 3-1, Real Madrid alistas Apoeli teises mängus 5-2, kokkuvõttes 8-2 edasi. Ning võib-olla kõige põnevam mäng oli minu jaoks Chelsea-Benfica, kus Benfica mees sai varakult punase ja Chelsea võitis 2-1, pääses edasi 3-1 eduga. Ja viimane mäng oli suhteliselt kindel, Müncheni Bayern Marseille Olympiiki vastu 2-0, nagu ka esimene kohtumine, nii et ega siin prantslastel mingi pikka pidu ei olnud. Ja Euroopa liigas tõesti tundub, et tuleb hispaanlaste pidu. Aga kes võiks võtta Euroopa liigas ikkagi lõpuks võidu, et Valencia vist on favoriit number 1? Jah, et Valencia näiteks eilne mäng tõestas küll, et nad on väga heas hoos ja tegelikult nad on ju Hispaania liigas 3. kohal praegu, nii et selles mõttes võiks Valencia olla favoriit. No minu jaoks ma just oleksin Valencia mikski pärast välja jätnud, et mulle on meeldinud, kuidas on Euroopas mänginud Atletico Madrid, paari aasta tagune võitja ja Bilbao Athletic, kes siis lükkas välja Manchester Unitedi, nii et ma arvan, et võitjad tuleb hoopis nende 2 vahelt otsida. Aga liigume siit Eesti jalgpalli juurde, sellepärast, et Eesti jalgpalli meistriliiga tabel on väga üllatusi täis praegu, sellepärast, et Narva Trans, me käisime ju hooaja alguses sellel suurel üritusel, kus siis tutvustati plaane ja eesmärke ja Narva Trans ütles, et nende eesmärk on Eesti meistritiitel, aga praegust on meeskond siis langenud tabelis viimaseks ja tegelikult huvitav fakt on ka see, et nad jäävad siia päris pikaks ajaks, sellepärast, et järgmine mäng, kuna Narvas Kreenholmi staadion ei ole veel mänguvalmiseks ja nad peavad siis kunstmuru väljakuid otsima, aga Narvas ühtegi sellist ei ole, siis järgmine mäng toimub nii pika aja pärast, et tõenäoliselt kuni mai lõpuni ma arvan, et Narva Trans jääb viimaseks, mis on natuke üllatav.
no liigas siis juhib Kalju, kes just alistas Transi ja no Transi seis on tõesti. Ja sealt on said oma esimese värava sel hooajal. Neil on löödud 8 ja ise löönud 1, et seis on ikkagi väga-väga kohutav, aga samas Kalju paneb päris hea hooga ikkagi edasi, et see avamängu viik on unustatud, 4 võitu on järjest tulnud ja tuleb veelgi. Ja kusjuures ma sain väikse šoki ka selle Nõmme Kalju meestega suheldes, et ma vestlesin seal nii nende jaapanlaste, Kambja mehe kui ka itaallastega ja tuleb välja, et ei oska inglise keelt. Ma ei tea, kuidas nad omavahel seal suhtlevad, et see oli päris naljakas minu jaoks, et see on nagu treener see Aurelio ütleb, et jalgpall on selline, jalgpallikeel on üks, et ei ole nagu vaja nagu väga osata, aga ikka päris naljakas. Näitavad üksteisele ette, mida teha tuleb ja nii see mäng neil käibki. No tundub, et saavad hakkama. Jah, nii saavad hakkama ja võitjat üle kohut ei mõisteta, igal juhul vaatame siis, kuidas Nõmme Kalju mehed omavahel seal suhtlevad. Nõmme Kalju jalgpallimeeskonda võib sel hooajal iseloomustada sõnadega tõeline rahvuste paabel. Meeskonda kuuluvad 2 itaallast, 2 jaapanlast, 1 portugaalane, 1 hispaanlane, lisaks veel 1 mängija Poolast ja 1 Kambiast. Värvi lisab veel teadmine, et mitu meest ei oska inglise keelt ja räägivad seda minimaalselt. There are few players who translate everything what the coach said to the other players. So we are catching up everything. And you are using also the legs and the hands and so. Exactly, we are doing. But for me, I've started, learning few words in Estonian, so that is helping me also. Can you say something in Estonian language? Exactly, I know. Kuidas kasi käib, how are you doing, okay? Mis on sinu nimi, what's your name? Yeah, Natuke aitab Kalju mängijate omavahelisele suhtlemisele kaasa brasiilasest treener Fredo Getulio Aurelio. Teatavasti räägitakse Brasiilias portugali keelt ja endine peatreener on nüüd ka tõlgi eest. I communicate with the Italian guys in Italian. Italian and the Portuguese, because little similar. The Gambia guy I speak in Spanish to him because he have played in Peru. And the Portuguese guys were the same language. And for example, Toshi, he speak Portuguese. He have played in Brazil. So we have Takei speak English. And we say now in the football the language is universal. Tänavu Nõmme Kaljuga liitunud jaapanlane Hideaki Takeda kiidab just meeskonna treenerite tööd. Ta usub, et see on üks peamisi põhjuseid, miks meeskond on sel hooajal nii edukas olnud. So what do you think about teammates, about Nõmme Kalju? Yes, very good team, everybody very kindness. Yeah. So you feel comfortable here in Estonia? Yes, very good. Can you compare Estonia with the other countries where you have played? And Latvia. And Poland and USA. Okay, and what are the biggest differences between Estonia and the others? Yeah, very. Yes, I'm same Latvia, same situation. Okay, how do you communicate with each other here in this team? Because many of them don't speak English at all. Yes, everybody English speak, little bit English. Little bit. 4 löödud väravaga sel hooajal on Tarmo Neemelo tõusnud Eesti meistriliiga resultatiivseimate väravaküttide hulka. Tema sõnul on meeskonnas vaatamata kultuurilistele erinevustele juba praegu loodud suurepärane sisekliima. Jah, sisekliimaga on küll kõik tipp-topp, et kõik saavad omavahel väga hästi läbi ja eks siis on see õige segu leitud praegu, et võidud tulevad. Kuidas te omavahel suhtlete? Et ma tean, et kõik mehed nagu päris fluent English ei ole, Jah, et portugaalane meil oskab seal itaalia keelt ja et tema tõlgib itaaliastele ja enamus ikka inglise keeles saavad aru ja inglise keel on põhiline. Aga olgu kultuuri erinevused kui suured tahes, fakt on see, et võitjate üle kohut ei mõisteta ja Nõmme Kalju on hetkel Eesti meistriliiga tabeli liider 13 punktiga. Maksim ja Jaan läksid siis ennast natuke värskendama, aga me jätkame saadet ratsutamise teemal ja oleme palunud stuudiosse Eesti Ratsaspordiliidu presidendi Heiti Hääle. Tere õhtust! Tere õhtust! No Heiti, väga suurejooneline plaan on teil kavas, et kuna 12. aprillil sel nädalal saab siis Eesti Ratsaspordiliit 90-aastaseks, siis sellega seoses on teil selline plaan, et toote 90 hobust Tallinna linna tänavatele ja panete nad nagu vanasti olid maipühade paraadid, ma saan aru, et tulevad hobused mööda linna paraadi pidama. Jah, et seda küll ei juhtu nüüd 12. aprillil, et ilma tahat
veel seda praegu ei luba, et me ei tea, millal lund jälle võib tulla, et paraad on meil kavas 12. mail ja tõepoolest 90 hobust, nii nagu Ratsaliit saab 90-aastaseks, kõigist meie liikmesklubidest peaks kogunema, lisaks veel paar rakendihobust ja kokkuvõttes see kolonn saab suhteliselt pikk olema. No Eestis vist ei ole varem sellist asja ka tehtud, et ei oskagi täpselt ette kujutada, milline see välja näeb. Jah, maailmas nähtud hobuparaadid on üldreeglina sellised, et hobused kõnnivad kahe kaupa kõrvuti ja vähemasti 2 hobuse pikkust peaks turvalisuse mõttes vahet olema, et üle 300 meetrise kipub olema, pluss siis saatemeeskond ja et Tallinn pealinlastele puhtaks jääks, siis tänavapuhastusauto sõidab kolonni taga ja kui juhtub, et midagi maha jääb, siis see koristatakse samas ära. No arvata võib, et jääb, aga selles mõttes, et ega Eestis meedias sellest oli juttu olnud, et ma usun, et siis meie uudistest ja saatest levib ta siin nii-öelda kulutulena ka teistesse meediakanalitesse, et selline asi toimub, aga 90 hobust mööda linna, see on ikkagi päris võimas vaatepilt tegelikult. Jah, kindlasti ja eks meie eesmärk ole ratsasporti laiemale avalikkusele näidata, paljud tallinlased ja mitte ainult tallinlased on ehk külastanud sellel aastal 10-aastaseks saavad Tallinna International Horse Show'd, mis igal sügisel Saku Suurhallis aset leiab, nii ka tänavu. Aga meie nüüdne paraadimarsruut, mis hakkab Veskimetsa ratsakeskusest Paldiski maanteel ehk rahvakeeli Loomaaia kõrvalt ja tuleb siis mööda Paldiski maanteed kuni Toompuieste ristmikuni ja siis teeb mööda Toompuiested Rannamäe tänavas Viru väljakut, Pärnu maanteed ja Vabaduse platsi nii-öelda vanalinnale ringi peale ja läheb Veskimetsa ratsabaasi tagasi. Et eeldatavasti, kui kõik läheb ilma suuremate vahejuhtumiteta, siis umbes 10 kilomeetrit tunnis kiirusega see kolonn suudab liikuda ja järelikult selle kogu distantsi pikkus on mingi 12-13 kilomeetrit, et 1,5–2 tunni üritus, aga suhteliselt suur hulk rahvast võiks neid hobuseid näha. No sa juba mainisid tegelikult Tallinn International Horse Show'd, mis on kõik väga hästi teavad seda, aga kuidas üldse ratsutamisega on Eestis? Et kuuldavasti 10 000 hobust on, aga kui populaarne ratsutamine on Eestis? Loomulikult võiks olla populaarsem. Nagu sa ütlesid, et umbes 10 000 hobust on Eestis ja Ratsaliit peab arvet nende hobuste üle, kes aktiivselt võistlevad. Võib-olla siinkohal oleks paslik öelda, et 3 ratsaspordiala on olümpiamängude programmis, see on takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus ja lisaks sellele harrastatakse Eestis ka veel kestvusratsutamist ehk pikamaa ratsutamist ja siis mingil määral rakendisporti. Aga 650 hobust pluss miinus on see, kes on nii-öelda lunastanud endale litsentsi võistlemiseks ja kes Ratsaliidu kalendris olevatel võistlustel regulaarselt osaleb. Võistlusi aastas, ratsavõistlusi aastas nii naljakas, kui see tundub, aga toimub üle 50. Ehk tegelikult on igal nädalavahetusel kuskil Eestis mingisugune nii-öelda ametlik kalendris kirjas olev ratsavõistlus. Ja võib-olla ma siit märgikski seda, et kui enamusel inimestest on arvamus, et ratsutamine on mingi hirmkallis värk, et seda ei saa lihtsalt keegi endale lubada, siis see on puhas müüt. Et hobused on kallid, aga see kõik sõltub, mis tasemel seda teha. Et iga sport tipptasemel on kallis ja kus peab olema terve meeskond. Ratsutamine harrastustasemel ei ole kallim kui tennist mängida või ma ei tea, või korvpalli. See kulu on sama, sest need hobused harrastustasemel, nemad suudavad päevas käia mitu tundi ehk nii-öelda mitme harrastajaga oma tööd teha. Kui asi läheb võistlemiseks, siis või nii-öelda tipptasemel võistlemiseks, siis jah, loomulikult. Seal hobuste hinnad võivad minna suhteliselt kosmosesse. Aga kuidas eestlaste tase nagu maailma mastaabis on, et just seda sporditase, et kas Londoni olümpiale mõni eestlane läheb? Londoni olümpiale seda puhku kahjuks ükski eestlane ei ole kvalifitseerunud. Samal ajal kõige harrastaja rohkemal ja populaarsemal ratsaspordialal ehk takistussõidus
on eestlaste tase suhteliselt hea, et ka sellel aastal on 2 eestlast, Gunnar Klettenberg ja Tiit Kivisild kvalifitseerunud maailmakarika finaali, mis on nii-öelda suur au ja eestlased on olnud seal juba viimased 4-5 aastat järjest, mistõttu see näitab seda, et eestlased kuuluvad maailma suhtelisse tippu. Meil on pidevalt ratsutajaid, pidevalt esisajas oleks natukene liialdus, aga esi 200 paar sõitjat küll. Ja see, miks mitte esi 100 või esi 30, siis seal on vaieldamatult põhjuseks just nimelt hobused. Sest üks tippratsu ei suuda võistelda aastas rohkem kui 15-20 nädalavahetust, aga tippratsanikud koguvad oma rankingu punkte praktiliselt kõigil nädalavahetustel ja selleks peab lihtsalt olema mitu väga head hobust ja seda õnne Eesti ratsutajatel ei ole seni veel osaks langenud. No loodame siis, et tullakse vaatama seda Ratsaspordi Liidu 90. aastapäeva pidulikku paraadi ja võetakse nendest üritustest osa ja siis nii-öelda läheb ala populaarsemaks ja palju õnne Ratsaspordi Liidu 90. aastapäeva puhul ja me jätkame siit juba saadet teistel teemadel. Ning nagu ikka, siis tegelikult saate lõppu mahub meil tavaliselt üks eksperiment ja sel korral siis käisime mängimas jäähokit ja Eesti koondislaste vastu ja Eesti koondis tegelikult oli väga edukas. Alistati ju Riia Dünamo, mis on kõva sõna. Jah, et meiegi vastu mänginud Ken Kuusk siis viskas ühe värava Dünamo vastu ja 3-1 sellise tiimi vastu ei ole üldse halb ja Soome vastu ju näidati ka tegelikult väga head minekut. Jah, et Ken Kuusk, Mihkel Võrang ja Koitmaa, et 3 Eesti koondislast, siis kõvad mehed kõik olid meil vastas ja mis täpselt sai sellest juba õige pea, aga ennem kui me selleni jõuame, vaatame üle, mis toimub sel nädalal, näiteks laupäeval kell 2 päeval on väga kõva andmine, siis Eesti meistriliiga 2 paremat on omavahel vastamisi ja noh, ma arvan küll, et see tuleb nii kõva andmine, et pakun 1-1 sellest mängust. No mina arvan, et ikkagi Kalju suudab siit võtta võidu ja 2-1 neile. No tahtsin ka ennustada nii 1-1 kui 2-1, aga jääb siis Kaljule 1-0. No selge. Ja tegelikult korvpalliväljakutel on ka kõva andmine, et noh, selles ei kahtle arvatavasti keegi, et Rakvere ja BC Kalev Cramo on üks poolfinaal, aga teises poolfinaalis Tartu vastaseks võib tulla nii TTÜ kui Rapla, et üsna kõva andmine käib seal. Et kuigi tegelikult nüüd Rapla esimeses kohtumises hävitas TTÜ, siis ma arvan, et need meeskonnad on tegelikult palju võrdsemad ja TTÜ suudab Raplale vastu hakata, kuid Rapla võtab siit oma ja 1-3, ma arvan. Lõpeb seeria ja Rapla võidab. Mina arvan, et seeria tulemus läheb ka Raplale ja esimene mäng oli nii kindel, et mina ütlen 0-3, sest Rapla on parem meeskond. Okei, ma pakun ka 1-3 ja loodame siis, et need mängud vähemasti on kõik põnevad. Igal juhul saadet jääb siis lõpetama lõbus eksperiment jäähoki radadelt. Kohtumiseni. Head õhtut. Nägemist. No nii, oleme tulnud siis siia Preemia jäähalli, kus tõepoolest siis spordisõprade järjekordne eksperiment on aset leidmas ja oleme ajanud selga endale siis õige varustuse, jäähoki varustuse ja meil on siis Eesti koondislased tegelikult vastas, et no kuidas on, kas harrastaja versus Eesti koondislane, kuidas see tase tavaliselt on, kui neid võrrelda? No eks tase võib-olla on selles, et täpsemalt söödud äkki parem uisutamine. Seal võib vastu saada, kui on piisavalt motivatsiooni. Okei, me teeme siis niimoodi, et alguses mängime 3-3 vastu ja siis lööme pulliteid ja vaatame siis, kuidas spordisõpradel läheb. Ise oli noorelt pöirad, kartsid mind kõik külakoirad, kartsid mind kõik külakoirad. Kui läks õhtul viidusse
aga tüdrukud sina enne aega. 3-1 juhi, sulle mõlemad. Et usu aga nende ilusse, et usu aga nende ilusse ja maha kui ei viin ei viilusse, ja maha kui ei viin ei viilusse. Tüdrukud mu maha jätsin, tüdrukud mu maha jätsin. Vanad naised üles võtsid, vanad naised üles võtsid. Ja häbi teil olgu küsida, et kuidas minu püksid püsivad. Minu püksid püsivad, minu püksid püsivad, minu püksid püsivad, minu püksid püsivad. No nii, Maksim õpib siin siis veel viimaseid väravahitarkusi ja kuna meil normaalaeg lõppes 6-6, tõeline ime on sündinud, spordisõbrad on väga hästi vastunud. Noh, põhjus muidugi seitub selles Eesti koondise esiväravahis, kes on vastaste poolelt tuli meile üle. Aga Maksim on igati valmis, ma saan aru, ja me võime isegi teha nüüd niimoodi, et siis mehed korda mööda. Maksim, kuidas see tunne on? Ütleme nii, et võtsin ikka päris hulle viskeid ära, et selles mõttes, et ma olen üllatanud praegu ise ennastki, et siin ütleme, noh, Dominik Hašek värise või noh, selles mõttes, et ma arvan, et uus dominaator on peale tulemas ja selleks olen siis mina. Ja Villem Hendrik siis alustab meie meeskonnast ja Maksim on väravas. Ja üks loin läheb. Ken Kuusk on siis järgmine, kes läheb oma pullitit realiseerima. Meie 1-0 juhime igal juhul ja tõrjub, suurepärane väravahi töö taaskord, imeline töö Eesti koondise esiväravast muide. No nii, ja Jaan, kuna ta uisutada väga hästi ei oska, siis ega ta väga suurt hoogu sisse ei võta, läheb rahulikult ja Maksimi vastu võib-olla pole ka väga suurt hoogu vaja. Aga see ei lähe väravasse. Maksim saab siit kirja tõrje tõepoolest. Mihkel Võrang siis tõepoolest ka väga tugev hokimees ja Eesti koondise mehed meil täna siin mängimas on meiega koos ja Mihkel Võrang ja Eesti koondise esiväravahi vastu saavad harjutada siin ka tõesti nii, nagu see asi tegelikult peaks käima. Meie eest on siis viskele minemas Revo. Meeskonna kapten jäeti viimaseks. Maksim versus Revo. No loodame parimat. Ja ta läheb rahulikult, ootab oma hetke ja viskab ja sees! 2-1 siis kollased juhtimas. No kuidas siis oli mängida meiesuguste amatööride vastu? Täitsa huvitav, et pole ammu mänginud sellise lõbusate sellidega.